mina olen Janis ja täna me marineerime ja grillime üsna klassikalist šašlõkki. Selleks kasutame seakaela karbonaadi. Teeme sellise klassikalise äädika marinaadi väikese twistiga. Kui sa ise ei viitsi marineerida, siis alternatiiviks on Lidlis valmis seakaela karbonaat ka. Meil on siin üks ilus seakaela tükk. Me tahame sellest saada selliseid 2 sentimeetri laiuseid kuubikuid. Šašlõki puhul on väga mõnus ja oluline, kui need šašlõki tükid on kõik enam-vähem ühesuurused, siis nad küpsevad ühtemoodi. Nii, no see on siuke ideaalne tükk. Natukene siit seda puhastada ka. Palju pole vaja, lasta prõõmsaks. Meil on siin nüüd kenad kuubikud. Siin on üks ideaalse suurusega tükk. Siia juurde me teeme siis üsna klassikalise marinaadi, milleks on meil vaja sibulat. Sibula hakime niimoodi ilusti poolkuudeks, üsna peeneks. Küüslauk. Väga oluline. Küüslauk läheb ka niimoodi kenasti viilakateks. Väga peeneks, ei ole mõtet neid hakkida, et nii on väga hästi. Siis väike tükike ingverit. Viilutame ka ära niimoodi. Siin on meil siis liha, sibul, küüslauk, ingver. Võtame ühe kausikese ja teeme siia ühe korraliku maitsaine segu. Siia läheb jahvatatud ingver. Siia läheb natuke chillit. Natuke sinepiseemneid. Natuke kurkumit. Klassikaline loorberileht. Ma panen selle siia. Paprika pulber. Jahvatatud paprika. Korralik kogus musta pipart. Ja muidugi ka soola. Meie maitsaine segu on siin valmis. See läheb siia liha ja sibulate peale. Lisame siia ka natuke värsket rosmariini. Kõige keerulisem osa marinaadi jaoks on meil vaja äädikat. Äädikaga on nüüd selline lugu, et äädika marinaadiks on vaja 1 kilo liha kohta äkki 200 milliliitrit 9% äädikat. Kui te kasutate 130%, siis seda läheb mingi 2-3-4 supilusikat, et seda peab veega lahjendama. Seda 9% väga lahjendama ei pea, et valame teda siia peale. Ja teda ei ole üldse palju vaja panna, nii palju, et see liha ja sibulad oleks sellega kaetud. Lisame siia veel natuke oliivõli. Selline ta on. Võtame siit ühe kinda ja masseerime selle segu siia liha sisse. Šašlõkk on valmis minema päevaks külmikusse. Sellise marinaadi puhul on kõige olulisem aeg. Seda ei saa väga kiirelt teha, et talle tuleb ikkagi päev anda marineerumiseks. Katame ta nüüd kinni ja paneme külmikusse. Kohtume homme. Šašlõkk on meil nüüd marineerunud. Teeme kiirelt šašlõki juurde ühe lisandi. Ja selleks on meil klassikaline coleslaw kapsaporgandi salat. Selleks on meil vaja riivitud porgandit, värske punane kapsas. Selle hakime siin niimoodi peeneks. Hästi õhukesed viilud, nii õhukesed kui noaga on võimalik teha. Võtame siit ühe suurema kausi. Porgand. Siia läheb meil üks sibul. Värsket peterselli. Üks väike küüslauk. Selline ilus segu meil ongi. Ja siia meil on vaja lisada maitsestamata jogurtit. 2, 3, 4. Majonees. Segame ta ära. Dijoni sinep. 1 teelusikas siia peale on täitsa okei. Siis must pipar. Sool. 1 väike sidrun. Pool sidrunit siis. Segame kõik kokku ja maitseme. Väga mõnus, värske, suvine. Šašlõkk on vahepeal valmis saanud, korralikult marineerunud. Hakkame grillima. Me teeme šašlõki
vardad, aga siia vahele paneme natukene köögivilju, paprikat, annab natuke värvi ja saab kohe siia lisandi ka natuke rohelist paprikat ja kollane paprika ka. Meil on kaks korralikku mõõka siin. Üks oluline nipp grillimise juures on see, et liha tuleks kindlasti võtta pool tundi või tund aega varem külmikust välja. Ta võiks olla vähemalt toatemperatuuril. Selline perfektne tükk. Meil on nüüd 2 ilusat varast siin valmis. Meil oleks vaja tekitada 2 erinevat temperatuuri. Kõigepealt me paneme liha kuuma grilli peale, anname talle värvi peale ja siis võtame kuumust veidike maha ja laseme lihal küpseda. Mis on veel selle šašlõki puhul oluline on see, et ta on tegelikult siin marinaadis juba 24 tundi küpsenud. Peaks nüüd vaatama, et seda üle ei küpseta. Et me võime selle grillresti natuke ära õlitada, saame parema tulemuse. Näeb väga isuäratav välja. Selline kombo. Enam-vähem klassikaline šašlõk ja coleslaw salat. Head grillimist!